Tere! Tänane saade toob kokku uued tuuled maal ja merel. Iga lõpp on raske. Kinni pannakse 3G-võrk ja nuppudega telefonid kolivad igavikku. Aga iga algus on värske. Tallinna ja Soome vahel seilab uus Läänemere kõige keskkonnasõbralikum täht MyStar, mis on nende peiede ja katsikute suurem mõju meie elukestele. Seda kohe näemegi. Läänemeri, Tallinna reid, Soome laht, meie kõigi ühine ja kordumatu aare. Läänemeri on oma omaduste tõttu paljudest teistest meredest palju tundlikum. Siin on korraga liikvel väga palju erinevaid aluseid, küll väikesi kaluripaate, lõbusõidulaevu, reisijate laevu, kaubalaevu, naftatankerid ja nii edasi ja nii edasi. Ühe taolise aluse peal oleme praegu ka meie ja väidetavalt on Tallinki MyStar kõige kaasaegsem, energiatõhusam ja keskkonnasõbralikum alus Läänemerel üldse. Tallinki uue LNG süstiklaeva MyStar restimistseremoonia leidis aset Soomes Rauma laevatehases. Laeva ristiemaks sai president Kersti Kaljulaid, kelle panus keskkonnateemadele ja kliimamuutustele tähelepanu juhtimisel on olnud nii kodu- kui rahvusvahelisel areenil märkimisväärne. Lugupeetud president, kas te päriselus ka kellegi ristiema olete? Ei ole, aga see ei ole üldsegi esimene alus, mida ma olen ristinud. Et kõige esimene alus on Abruka sarripaat. Tallinnast Helsingisse tegi MyStar oma esimese liinireisi eelmise aasta 20. novembril. Kas sellise suure aluse haldamiseks? Roboteid meil ei ole. Ei ole, aga kas on teoreetiliselt võimalik, et siis tehisintellekt ühel päeval võtab selle töö sinult ära või siiski jääb ikkagi väikene aga ja mehed peavad ikkagi peal olema? No, eks me peame vaatama seda aja raami, et kui me mõtleme siit, ma ei tea, edasi 200-300 aastat, tehisintellekt väga tõenäoliselt seda võib teha. Vaata Star Treki ja sa näed, mis siis hakkab juhtuma. Aga kui me ikkagi räägime sellisest ajaraamist 50 aastat, siis tõenäoliselt tehisintellekt ikkagi selliste objektide liigutamist 100% üle ei võta. Pigem ongi see selline tööstus 5.0, millest me räägime, kus kohas inimene ja tehnika peavad koos suutma neid asju teha. Näiteks meie selline üks klassi notifikatsioon on Unattended Machinery Space. Piltlikult öeldes me võime masinaruumi lukku keerata ja kõik automaatika peab suutma selle asja ära teha. Kui me vaatame sillavarustust ka, et praktiliselt kõik asjad on võimalik panna automaatika peale, automaatika hoiab rooli ja suunda nii-öelda edasi, et kõik on võimalik automatiseerida. Aga lõpptules me jõuame sellesse, et inimene peab tegema need otsused. Aga mis kütus siis seda suurt MyStari liigutab? Praegusel hetkel, kui sa vaatad sinna tulpade peale, mis ees sa näed, on need kollased tulvad. See näitab, et meil töötab siis 3 peamasinat. Igaüks neist toodab circa 7,5 megavatti energiat. Ja me kasutame siis LNG kütust. Kas ta diisli peal üldse ei töötab? Töötab. Kui on vaja, siis läheb. Kui on vaja, siis me läheme ka diisli peale ja tegelikult see laev ongi ehitatud nimelt 2 kütusega, et nii diisel kui gaas. Mõlemaga saame sõita. Iseenesest on MyStar võimeline ka praegu töötama biodiislikütusel, kui sellest saab ühel hetkel arvestatav kütuseliik laevandussektorile. Ja siit näete, üks tanker läheb mööda just. Ja mille peal tema sõidab ikka vana ja diisel? Ma usun, et tal on diisel, jah. Kusjuures see võib olla ümber ehitud LNG peale midagi. Aga oma olemuselt on ta ikkagi sellise masuutkütuse teemal. Kui kiiresti sa sellega siis oled sõitnud? Katsetusel kindlasti. Hakkame nii, et ütleme, et meie makskiirus on sinna kuskil 28 sõlm, et me saame kätte. Aga jällegi, et meie eesmärk ei ole võimalikult kiiresti sõita. Aga tegelikult, kui sa vaatad sinna üles, kus on need tulbad ja need 3 kollast tulpa, siis teil 2 tulpa on veel täiesti
nii-öelda pimedad ehk siis need masinad ei tööta. Need ei tööta. Ja kui me paneme juurde veel 2 masinat, et ega me siin väga palju juurde ei saa, 4 sõlme veel. Ja see näitabki, et kui suur on see energiakulu nende viimaste kiiruse sõlmede juures. Ja sealt tulebki see kõige suurem kokkuhoid, et mitte selle viimase hingega välja sõita, vaid leida see optimaalne kiirus. Ja kui me sõidaksime 2 tunni asemel 4 tundi, siis me ju hoiaksime kokku, aga inimesed valiksid siis kiirema laeva. Just. Eks ta ongi selline teenuse küsimus. Nii Megastaari kui MyStari tehnoloogiliseks eeliseks on diiselelektriline ajam koos fikseeritud sammuga sõugrubidega, mis muudavad need alused traditsioonilise ajamiga laevadest tunduvalt efektiivsemaks. Ja võib-olla ka teine asi, mis on nagu tähtis, et kui me vaatame oma sõuvõlide pöördeid, siis me oleme selle just konkreetselt selle sõugruvi jaoks niimoodi ära timminud, et ei tekiks kavitatsiooni. Ja see kavitatsioon on tegelikult sellised õhumullid ehk vaakumiga taskud, mis vee all tekivad, kui väga kiiresti propellerid liiguvad. Ja see on üks peamisi põhjuseid, millega lõhutakse propellereid. Ehk ta tõmbab sisuliselt metallist tükke välja. Ai, see oli hea. See oli hea kolleeg. Kas ta kuulis üldse meie tervitust? Muidugi. MyStari laevakere on samuti täiustatud nii, et veetakistus oleks veelgi väiksem ning väheneksid kütusekulu ja seeläbi ka CO2 heitmed. Nii MyStaril kui tema eelkäijal Megastaril on mõlemal 5 generaatorit ja 2 propulsiivmootorit. Pahaaimamatult kliendid siin ilusa laeva peale ei aimagi, kuhu mina praegu parasjagu suundun, nimelt laeva südamesse, siis tehnoloogiakeskusse, kus kogu energia, mis toodetakse, rakendatakse edasiviivaks jõuks ja ühtlasi ka äriks ehk siis kasumiks. Minu tee siis masinaruumi viib läbi autoteki ja MyStaril on 3200 meetrit autotekk, aga nüüd läheme masinaruumi. Koridorid lähevad järjest kitsamaks. Iga tropp siin ei töllerda, aga minu käes on selline valge ilma tunnusmärkideta kaart ja sellega ma avan selle laeva südame ukse. Tervitus! No kui nüüd meie televaatajale selgitada, siis MyStar töötab põhimõtteliselt elektriga, eks ole? Jah, laeva edasi liigutajaks on elektrimootorid. Abimasinad toodavad elektrit peamasina jaoks, siis see töötab omakorda võllile, kannab edasi. Ja, aga kui need nüüd kokku kõik korraga töötavad, toodavad elektrit, palju nad siis voolu toodavad? Üks masin on 8000 kilovatti. Põhimõtteliselt on siin laeva siis maos nagu üks väikene elektrijaam, mis toidaks ära ühe väiksema linna Eestis. Täpselt nii ongi. MyStari eeliseks on ligi 30% suuremad LNG mahutid kui Megastaril. See vähendab MyStari punkerdamise sagedust ning on seetõttu keskkonnasõbralikum. 800 tonni saame diislit võtta ja gaasimahutid on kuskil 380 on üks mahuti, et siis kokku seal 700. Meie vaataja ei saa aru, miks see nii oluline või tähtis on. Et kui on suur paak, siis on vaja harvemini nagu täita seda. Täpselt. Mida vähem tangid, seda vähem on ju tegelikult ohtu, et reostada. LNG-d kasutatakse kütusena mõlema laeva jõuseadmetes energia ja soojuse tootmiseks ning seda hoitakse laevapardal olevates mahutites krüogeensetel temperatuuridel umbes -162 kraadi Celsiuse juures. See on nüüd LNG mahutite ruum, ma saan. Jah, nüüd me sisenemegi sellesse 2 võrratu tünni juurde. Siin on tuba on ka täis andureid, et kui midagi gaasilekke tekkima peaks, siis ta aktiveerub ja lükkab kohe. Nii MyStar kui Megastar on varustatud kaldaelektriseadmetega, mis laevade öisel seisuajal kummaski sadamas vähendab Tallinna ja Helsingi südalinna piirkonna õhu- ja mürareostust arvestataval määral. Nüüd me tulime sealt tehnoloogia südamest välja, käisime sillas, käisime masinas, aga see laev on siiski ehitatud inimeste jaoks, inimeste veoks ja et kõik oleks mugav ja mõnus, kaasaegne, siis on minu käest taaskord üks valge kaart, mis avab ühe kajuti ukse. Argo, tervitus! Mis koht see nüüd on? See on meie laeva ainukene suite kajut. Palju sellise, ütleme,
kajuti eest tuleb siis maksta. 2 tundi on seda laevasõitu Helsingisse. 150 eurot on see ülesõit. Ja see on alatasa välja müüdud, ma saan aru, jah? See on keskmiselt päevas korra on see välja müüdud. Laev mahutab 2800 inimest ja kajuteid on kokku 46. See on siis selline põhiline suurem saal, kus laeva keskmises osas, ma saan aru. Täpselt nii, rahvas tuleb peale täpselt sellelt korruselt ja see on esimene suurem kohvik, mis jääb meile tee peale ette. Ja siin ongi hästi palju istekohti, kuhu rahvas istub ja kohe on siin kohvik ka ja iseteenindusletid. Ja samamoodi, mis hakkab siin kohe silma, on valge piano, Estonia klaver. Ja reisijad, kes oskavad mängida, on alati teretulnud mängima sinna. Tõsi, jah? Ja kuhu me praegu suundume siis? Vööri või ahtrisse, ma isegi ei tajus. Me liigume praegu ahtri poole ja peale seda kohve ja kood siit kohe hakkab pereala, mis on family picnic. Ja siis meie kohvikus siin on menüü on ka täpselt nagu lastele mõeldud. Siin on erinevad vahvlijäätised, mullivahvlijäätised, hot-dogid. No praegu me oleme ühes peenemas sellises söögikohas, mille nimi on vist Business Lounge. Kogu laeva siseinteriööri on välja mõelnud Soome disainibüroo Pertti Kivi ja Ko. Ja kõik need lounge'id ja avalikud alad, mis siin on, kõik on nagu selle büroo poolt välja mõeldud. Laevas üldse ja ka siin on valguse lahendus on loodud nii, et vastavalt kellaajale ja kuidas nagu väljas hämaravaks läheb, samamoodi ka mängib siin see valgus. MyStaril on 14 reisijate ala, sealhulgas 7 lounge'i ja 7 restorani ja baari. Mida energiaefektiivsem on laev, seda väiksem on kütusekulu. Mida väiksem on kütusekulu, seda väiksemad on CO2 heitmed atmosfääri. Ja meie jaoks tähendab see taaskord väikest sammukest puhtama ja mõnusama Läänemere ökosüsteemi suunas. Äkki mingi paarsada aastat. Ei, nii, see läks paljuks. Läks paljuks. 50 aastat. Üks inimpõlv, 25 aastat. 25 aastat, jah. Ja see on siis sellepärast, et Taani väinadest ei mahu vesi sisse ja välja. Ja aga magedat vett tuleb kogu aeg juurde. Mage vesi tuleb põhiliselt siis Neeva jõest meile, jah? Neeva jõest, aga kõigist teistest kohtades kokku. Palju see protsentuaalselt on Neeva, ma ei oska selle vastata, aga kõik see, mis kokku siit tuleb, see sealt ka välja läheb. Kas siinpool otsas, siis idapool otsas, siin Soome lahe idapool otsas on vesi ka magedam kui näiteks kuskil Taani või Saksamaa juures? On. Veebruarikuus asus Telia sulgema legendaarset 3G võrku. Aga mis see siis kõik ikkagi inimkeeles tähendab ja mida see meile kui klientidele kaasa toob? Kus seda ikka kõige parem uurida on, kui mitte otse sündmuskohal? Okei, tegelikult ma ütlen sulle, mul ei ole niisugust asja nagu kaamerahirm, aga kõrguse hirm on mul ikka nagu märkimisväärne. Aga vaim on valmis, jah? Vaim on valmis ja et see 3G võrk ikka lõpuks suletud saaks. Ma peab ju saama lõpuks. Ma olen väga tubli, ma olen väga vapper, ma olen väga julgev ja... Ma lohutan, et me oleme juba puudelatvadest kõrgemal. Jah, see on suur lohutus mul praegu, aitäh. See siin on eneseületus. Ja ega head levi on natuke keeruline pakkuda madalalt. Et selleks peab ikkagi see levi ulatuma meie klientideni ja igasugused takistused, kas või seesama metsad, puud, mis lehte lähevad, on kõik ikkagi takistused. Kas see vastab tõele, et talvel on Eestis levi parem kui suvel? Teatud määral kindlasti, jah, sellepärast, et raaguspuud aitavad kindlasti signaali levimisele kaasa, eriti kõrgematel sagedustel. Et kus see saab olema väga suureks probleemiks, näiteks kui me räägime ka 5G-st, kus võetakse järjest kõrgemaid sagedusi kasutusele ja see lihtsalt ei levi nii hästi. Ta ei levi läbi nende uute tänapäevaste ehitusmaterjalide, aga ka tõesti, kui lähetavad puule, siis teatud tingimustes ka mitte läbi metsamassiivide ja puude. Kõik teavad ja tunnevad omal naal, me elame plahvatava kiirusega areneval tehnoloogia ajastul.
2G, 3G, 4G ja 5G ei ole midagi muud kui üha võimsamaks muutuvad võrgutehnoloogiad, kus täht G tähistab sõna generatsioon. Nii on see alati olnud. Uued põlvkonnad lükkavad vanad eest. Tehnoloogia on päris juppmaad arenenud selle ajaga. Me täna juba tegeleme 5G võrkude arendamisega. Ja lihtsalt meil on vaja seda sagedusressurssi, mis meil täna on selle 3G vana tehnoloogia all, ebaefektiivse tehnoloogia all kinni. Et me saaks uuemate tehnoloogiate jaoks seda kasutada. Tänase Telia eelkäija EMT alustas tegevus 1991. aastal ja võttis kasutusele esimese generatsiooni võrgutehnoloogia NMT. See ei saanud kuigi kaua eestlasi rõõmustada, sest juba 1993. aastal lükkas 2G NMT pikema jututa troonilt. 2005. aastal võeti aga juba kasutusele toona superinnovaatiline 3G võrgutehnoloogia. Kääbuspall, hinna sees, täispuituksed, hinna sees, magamistoas, tulas kell. Näete, 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 väga suur tool, vana aegne, näete, ohoo, hinna sees, näete. Oi, ilus ja maitsekas. Aga ma pean teisi pakkumisega kaaluma. Parima kvaliteediga ärikõned, mis ei ole enam ainult kõrvale, vaid ka silmale. EMT 3G, esimene ja ainuke Eestis. Ja ega oligi, eks siis on 3G-s, mis juurde tuli 2 asja, videokõned ja multimeedia sõnumi saatmine. Tõepoolest, siin on ju juba kaamera ilusti küljes. Telefonidel tuli kaamera juurde, hakkasid inimesed pilte tegema. Ja kes ikka siis pilti saatis e-posti teel või, ma ei tea, printis välja ja pani ümbrikusse, ikka saatsid ühest telefonist teise. MMS-id. Kuigi see videokõnede pool tol ajal, kui see 3G välja tuli oma võimalustega ja telefonidest tulid ju 2 kaamerat ja kõik toredad võimalused juurde. Kui inimene on ikka 150 aastat hoidnud seda telefoni kõrva ääres, ei, siis ta ei hakka niimoodi käima. Ja kui me vaatame täna inimesi tänava peal, üha rohkem inimesi käib telefon käes ja räägib niimoodi. Ehk see on võtnud nüüd aega üle 10 aasta, et see videokõne jõuaks reaalselt inimesteni. Kas need telefonid on nüüd need, mis 3G võrgu sulgemisega seoses enam lihtsalt ei tööta? Päris kindlasti nad töötavad edasi, sellepärast, et 2G võrku kinni ei lähe ja 2G võrgus saab rõõmsalt edasi rääkida. Aga kui mõni inimene on täna harjunud, ma ei tea, 3G võrgus võib-olla vaatas ilma YouTube'ida vaevalt, uudised võis vaadata, lugeda mingid selliseid või kasutada mingit Facebooki või mingit sotsiaalmeedia varianti, siis 2G võrgus nende telefonidega see andmeside on 10 korda aeglasem ja sul see pilt põhimõtteliselt ekraani peal ei tule. Lihtsalt ei lae ära. See on nagu kõige õudsam tunne. Kasutust enam saa teha, kui sa 3G-s kukud nüüd 2G-s, siis põhimõtteliselt sa interneti kasutada ei saa. Ehk siis helistada selle telefoniga saab jätkuvalt. Sõnumeid saab saata, ehk see pool jääb kõik alles. Kasutada seda nagu algset mobiiltelefoni. Lihtsalt unusta ära igasugune sotsiaalmeedia. Võib-olla see ei olegi väga paha. Internet ja kõik muud ja mine paastule. Mine paastule. Kui paljudel Telia klientidel sellised telefonid täna üldse kasutuses on? Sina ikka tead? Ega väga palju õnneks ei ole, sellepärast me oleme selle kampaaniaga päris pikalt juba hakanud, varakult peale hakanud. Kliendid on saanud SMS-i peal teavitused, neil on täpselt samamoodi ka iseteeninduses pakkumised. Ja SMS läheb ikka kohale vahet üle, SMS läheb kohale ja sõnum ongi see, et tule oma vana telefoniga meile. Meil on olemas uuemad telefonid, mis toetavad siis 4G võrgus rääkimist. Sa ei kaota ka oma interneti võimalust ja kes on vana siukene tore harjunud nuputelefoni kasutama, kas või need samad sellised nuputelefonid, siis sa saad siis ka sellise nuputelefoni, et ka Nokial täna on jätkuvalt olemas nuputelefonid, mis töötavad juba 4G võrgus ja saab seal rääkida.
kuidas see protsess nüüd välja näeb? Me ronime täna masti, eks see on natukene siuke show ka, sest et tõepoolest kõik need sageduste saatjad ongi nende mastide otsas, aga tegelikult teie tehnikud ju vist reaalselt siia üles ei roni ja mingit nuppu ei vajuta. Kuidas see käib? Tegelikkuses eks meil on vaja ikka oma saitega moderniseerida, eks meil on vaja neid seadmeid, mis seal veel oluliselt kõrgemal asuvad. Ma vaatan nüüd korra ülesse. Issa, kui tore, et see trepp lõppes ära siin, mitte seal ülal. Et neid samu seadmeid on meil ka ikkagi ajas vaja uuendada. Küll aga on tõsi, et meil on juba väga palju ajalooliselt, me oleme juba installeerinud seadmeid, mis võimaldavad kasutada neid sama sageduse erinevate mobiilside põlvkondade jaoks, et meil ei ole vaja enam konkreetselt neid seadmeid välja vahetada, saame lihtsalt ümber lülitada nii-öelda uuemale põlvkonnale. Aga jah, ümberehitus tegelikult suurelt käib meil üle Eesti täna, peamiselt siis just 5G võimekuse lisamise näol, aga lisame mahte ka tegelikult vanematesse põlvkondadesse nii 4G puhul kui täna ka ikkagi 2G, mis veel endiselt meil tööle jääb. Et loogika pädeb, et võiks ju vanema tehnoloogia enne kinni panna, aga meil on väga palju niisuguseid just masinalt masinale ja värkvõrgu seadmeid, mis oskavad ainult 2G võrgus toimetada. Ja seetõttu me jätame selle 2G veel tööle, kuna neid seadmeid ja andureid tüüpiliselt on väga keeruline välja vahetada, väga kulukas välja vahetada. Mis need näited võiksid olla? Mis andurid ja masinad seda 2G kasutavad? Näiteks võtame kas või elektriarvestid ja nende kauglugemine. No ma arvan, et kõik eestlased oleksid väga rõõmsad, kui te 2G kinni paneksite. Jah, aga Eesti Energia võib-olla mitte nii väga. Ehk siis 2G võrk jääb veel praegu tööle ning seda isegi parandatakse, sest lisaks kõikvõimalikele anduritele ja lugeritele on mobiiltelefoniga helistamine tänapäeval ikkagi inimõigus. Kuigi üldine trend telefonide maailmas on üha võimsama nutiseadme suunas, mille ekraanil mahuksid korraga töötama 10 rakendused, siis leidub küllalt ka neid, kes täiesti teadlikult vastuvoolu ujuvad. Me veebruari alguses tegime väikest statistikat ja vaatasime, et meil on võrgus 3 telefoni, üks on aastast 1994, Nokia 2110. Kellegil töötab? Jaa, ta töötav telefon täna toimetab ja ka aastast 1995 oli 2 Ericssoni. Vanad telefonid tasub nüüd sahtlipõhjadest üles otsida ja julgelt oma mobiilioperaatori esinduspoodi viia. Seoses 3G võrgu sulgemise, aga ka üha aktuaalsemate keskkonnateemadega toimivad kõikvõimalikud telefonide tagasiostusüsteemid. Kui vana seade ise enam ringlusse ei sobi, saab nendes kasutatud materjali hõlpsasti taaskasutada. Ja see plaan on meil siis selle aasta lõpuga üle terve Eesti tegelikult 3G võrgud sulgeda. Me teeme seda maakondade kaupa ja Läänemaa oli siis esimene maakond. Ja põhjus, miks just Läänemaa esimene, sellepärast, et meil oli kõige vähem mahtu siin just 3G võrgu peal, nii siis mobiilset andmeside mahtu kui ka kõneside mahtu. Kas nüüd siis saab öelda, et Läänemaal on kõige vägevam Telia mobiilivõrk? Absoluutselt kõige modernsem võrk on hetkel Läänemaal ja aasta lõpuks on Eesti kõige modernsem võrk kindlasti Telial. Põlvkonnad tulevad ja lähevad. Kõik nad jätavad maha oma jälje. Loodetavasti on nii ettevõtetel kui ka eraisikutel meeles, et me jätaksime selle paiga meie planeedi natukese maha pisut paremas seisukorras, kui me ta saime. Kohtumiseni järgmisel nädalal.